tere, me oleme täna Viljandis Paala järve ääres praegu näiteks ja Omni Gym'i masinad on siin. Omni Gym'iga me oleme kokku puutunud. Omni Gym'i masinaid on erinevates Eestimaa nurkades ja seda peetakse üheks paremaks selliseks välijõusaali masinate ketiks. Ja ega hakkamegi vaatama järjest, siin on 1, 2, 3, 4, 5 masinat on vaja üle vaadata, aga nagu me teame, siis iga masinaga on tihti võimalus teha erinevaid harjutusi erinevatele lihasgruppidele. Ütleme nii, et mina olen selline põline viljandlane. Muide, Viljandist on sellised kulturismikuulsused nagu näiteks Ott Kiivikas on Viljandist pärit, siis kes teavad Janar Grön, hirmsa väljanägemisega, suur lihaskämp. Et ta siin, vaatame, et Janarit siin kuskil ei oleks, et hirmus vend. Kui me Janarit näeme, me paneme leekima kohe metsa poole. Aga... Nii, Uno, kõigepealt mõned kükid. Küki pink, surumise pink ja vaatame kohe need võimalused üle, et ütleme nii, et mina olen Viljandi inimene, vaatame küki pink, mis ma siin siis teha saan, siin on juhend on olemas, ma võtan selle raskuse, tõstan endale turjale, võtan õlgede laius argseisu, liigun alla ja liigun üles. Sa ei pea väga sügavale minema, isegi tegelikult sellise liigutusega jalg töötab päris hästi, aga oled siuke kõvem vend, tahad sügavamat vinitust, põlved ka peavad, siis võid teha sügavamat. Alla ja üles. Erinevad kükid, näiteks kükiseerias ja saad ise seda raskust siin määrata. Sa võid teha 10-12 kordust, teed kükke ära. Ja üks oluline asi, mida ma ei ole võib-olla oma videode peal nii palju välja toonud, on see, et tunned, jalg on väsinud, on ju natukene tahad puhata. Kui pikk võiks paus olla? Kui sa teed sellist lihas vastupidavustreenigut, intensiivset treeni, siis sa võid hoida kuni 1-minutilise pausi teha. Muide, täna hommikul ma kella 4-st kella 7-ni kõndisin koeraga õues, rääkisin samal ajal emaga juttu, ema elab mul Ameerika Ühendriikides, siis oli täpselt nii, et temal oli õhtu, minul oli varahommik, temal oli veel eilne päev ja mingi 20 000 sammu sissejuhatuseks oli siis kella 7 hommikul olemas. Nii, vaatame veel võimalusi. Lisaks siis nendele tavakükkidele, mis ma näitasin, on võimalik teha siis selliseid poolikuid kükke, mis ka töötab väga hästi jalale, siis kükid koos säärega, tõused üles varvastele, siis loomulikult vaatame üle need sääreosad. Tõused üles varvastele ja tagasi. Kuna me sääre peal liigume rohkem, siis sa võid teha sääre puhul pikemaid seeriaid, 20, 30, isegi 40, 50 kordust. Hopp. Ja näiteks teine seeria oleks selline, kus varbad on koos. Ja siin töötab rohkem sääre väliskülg. Loomulikult väljaasted vaatame ka korraks, oli üks jalg ees, teine jalg taga, alla ja ülesse reie tagaosa, tuharosa, et see on selline hea võimalus. Nii. See oli nüüd jalgade osa, aga siinsamas selle sama pingiga on võimalik teha ka õlga. Ja selleks siis õla surumine. Rinnalt näiteks või siis turjalt. Ülesse ja alla. Kui sa tahad jalad isoleerida, sa võid siia tõusta põlvedele näiteks, et ka ei ole üldse mitte halb variant. Et õla baashärjutus, õla surumine. Õlale sa saad veel teha õlatõmbeid. Tõmbad küünanukid õlaga ühele joonele, tagasi alla. Ja võid ka teha näiteks, mida me ei ole üldse käsitlenud, on trapets, turjalihas, õlaringid näiteks. Samamoodi alt haardes biitseps. Ülesse ja alla. Nii, ma panen siit selle luku peale. Et siin on muidugi mingid kummalised käsikud on siin. Et ma eeldan, et ma lähen siia, aga nüüd on nagu see osa, et ma ei ole, no vaatame. No siin ta nagu sügavamale ei lähe, ma ei tea, kuidas piitsaga on. Piitsa annab teha, aga mingid suuremad poisid siia üldiselt ära ei mahu. Ma ise arvan, et tegelikult biitsepsi jaoks on need käsikud tegelikult suht head, aga siis võiks see raam ka natuke laiem olla. Iseenesest väga hea masin. Aga vaatame järgmise masina üle. Võt nii. Selle masina kohta ma olen nüüd viimastes saadetes toonud välja tegelikult selle masina suuremad võimalused, kui see on ainult siis see soovituslik lamades surumine. Ja vaatame üle. Näed, jällegi ma klopin jalad ära ja alustad jõutõmbega näiteks. Selg on sirge, jalad on põlvest kõverdatud. Samamoodi seljatõmbed näiteks. Lähed, lased käed alla, ilusti tõmbad selga. Samamoodi sa saad siin õlatõmmet siin teha ei saa. Aga biitsepsit sa võid siit ka proovida alla ja ülesse. Iseenesest töötab päris hästi.
ehk siis selg, selja alaosa, selja lailihas, biitsepsid siin ka, kuigi seal on biitsepsid võib-olla mugavam teha. Ja nüüd vaatame selle rinna variandi üle. Nii. Kui hea. Päikesekene paistab, ilm on ilus. Ülesse ja alla. Ja jällegi ikka, nagu ma olen alati selle pingi puhul öelnud, et see seljatugi võiks olla kõrgem, see venitus võiks olla sügavam. Et sellisel kujul minu jälle ta jääb natukene kõrgeks, et ma ise eelistaks sellist sügavust. Aga selleks, et siis seda sügavust saavutada, hea on, kui niisugune jäigem padi on sul endal kaasas. Vaatame, mis ta triitsaga teeb. Küünarnukid on keha lähedal. Põhimõtteliselt töötab ka päris hästi. Et kui sellised 2 pinki on olemas, see on juba tegelikult väga kõva selline väga kõva eelis, et sul on siin väga paljud asjad võimalik juba nende 2-ga ära teha. Nii, järgmisena on nüüd siis, siin näitab, see on nüüd ratastooliga inimestele selja tegemiseks. Keegi meile kirjutas ka, et mis võimalused on nagu ratastooliga inimestel trenni teha, siis oleme ausad, et eks neid liikumispuudeid on erinevaid, et kas ta nüüd saab siia tulla ratastooliga siia ja siit tooli pealt kuidagi siia lamades surumist tegema, et iseenesest ütleme see ratastooliga siia pääseda. Me tulime enne, vaatasime, see rohi on siin tegelikult niitmata, et siia jõuda, Tartus on nad kõik ühtlaselt tasapinnal, et siit ratastooliga nagu üle selle serva tulla. Ma ütlen, et ega ta ilmselt väga mugav ei ole. Aga ma vaatan korra, kusjuures siin on niisugune korralik raskus peale pandud, et kes iganes siin seda selga tegi, siis väga vinge, et tubli töö. Aga vaatame siis selle pingi üle. Täna oli härra Urmo saatis mulle selle pingi kohta, ta käis vist eile, oli Tartus, oli Siil 1 sama pink ja kurtis mulle, et seal kommentaariumis, et sellega on nagu kõhulihast jube nadi teha, et see selja toetus, see kaar on kuidagi selline segav ja ma nõustusin temaga, ma ütlesin ka, et tegelikult oleks hea, kui siin oleks ühtlane selline sirge kaldpink, mis võib-olla töötab kõhule natuke paremini, sest see selg, see igal inimesel anatoomia on erinev ja see selja osa, mul on näiteks sõber on 2-meetrine, tal on jalad, sääre osa nii palju, et ta ei mahuks siia nagu ära, ja ütleme, kogu ülakeha on tal ka palju pikem. Ma mitu korda ma olen sulle rääkinud, et kui sa lähed välja, ära võta tilli kaasa. Et siin oleks tal nagu väga nadi mingisugust sellist märkimisväärset kõhulihast saavutada. Et on pink nagu olemas, iseenesest ma mõtlen seda, et kui mina nüüd teeksin, siis ma võib-olla teeksin selliseid väikseid liigutusi, ma päris sinna taha ei läheks, kas juba sellepärast, et peaga ei taha siia vastu minna, et ta kuradi koliseb. Kui ma just mingi padja alla ei pane. Iseenesest töö käib, ma ei tea, 50 kordust, 100 kordust teen, siis ma saaksin kõhule igal juhul pingutust, aga ta ei ole just kõige õnnestunum. Vaatame selle ka üle kohe, kui me siin oleme. Surumine, küünarnukid kehast kaugele eemal. Alla ja ülesse, alla ja ülesse. Ilusti venitus siis alla liikudes, see on rinna alaosa põhiliselt, aga loomulikult surumisega ka triitseps töötab, mul triitseps triibutab, näed jah? Et see on Adidas, see on tegelikult, ma peaksin minema Adidase sinna esindusse ja esitama protesti, et miks te minu järgi olete oma firma logo teinud. Ja teine variant on siis selline, kus küünarnukid on keha lähedal, alla ja ülesse, siin siis töötab see triitseps paremini. Alaselja vaatame üle. Ma ei tea, ma lähen natuke kõrgemale. Nii. Alla ja üles. Alla ja üles. Tuhara osa, alaselg, kõik on ilusti pinges. Isegi kui sa sellises asendis oleksid, teed väikest liikumist, siis tegelikult siin kõik see osa töötab. Päris kuum on see aparaat, sa oled nagu panni peale. Vähipoiss läks panni peale. Et eks palavate ilmadega peabki arvestama sellega,
et masinad on kuumad kutid tulevad ja masinad on ka kuumad. No nii, aga nüüd on siis korralik selja trennimise selline võimalus. Ja ma vaatan korra, kes siia. Siin on kõige kergem raskus on siin peal. Võtame korra. Ja isegi see kerge raskus tegelikult on see ka üsna märkimisväärne koormus. Ma ütlen, et tegelikult näiteks naiste rahvastel, ma kujutan ette, et kergemas kaalus, nende jaoks on see raskus ka juba ikkagi päris suur väljakutse. Nii, seljatõmbed. Ja näed, ma teen niimoodi, et ma lähen, panen jalad ette poole, teen tõmbe ja lasen tagasi. Ma panen natukene raskust juurde, ma selle tõmbe puhul, ma tahan nii, et oleks ikkagi venitus, mingisugunegi venitus oleks sees. Ja see kuni 70 kilo on võimalik sinna raskust juurde panna. Nii, nüüd on parem. Tõmme ja tagasi. Õlad ilusti lükkad ette, siin tunned, kuidas see selg venib ja laialt tõmbed alla ilusti ja lähevad käed sirgeks. Tõmme ja lähevad sirgeks, siin ma oleks võinud raskust lisada. Aga põhimõtteliselt töötab hästi. Seeriate kohta üldse, jällegi, vaata, ma alustasin seal, räägin natukene pausist, et paus võiks olla kuni 1 minut, kui sa teed sellist universaalset lihasvastupidavustrenni. Aga seeriate puhul näiteks, kui sa teed seda seljatõmbeid, teed 8–10 kordust näiteks, sellise kiire tõmme aeglaselt tagasi, korralik venitus ja paus on 10 sekundit, mitte 10 sekundit, kuni 1 minut, puhkad natukene, tahad venitad, kuni 1 minut, tunned, et oled valmis, teed jälle edasi. Et selline korralik Omnigimi masinapark on siin siis selle Paala järve ääres ja vaata, kui sa selle video kokku paned, siis pane selle võib-olla alguseks või lõppu paned selle uhti, uhkesti, vähk läks Tartust Viljandi. Et minu poolt siin ainult kiidusõnad, esimesed 2 masinad super head, 1 ratastooli pink. Tead, ma ütlen ausalt, et tõenäoliselt see, kes selle pingi siia paigaldas, ei ole ise ilmselt ratastooli inimene. Et minu poolt palve, et kes selle saali eest vastutavad, te olete tublid olnud, te olete ratastooli inimeste peale mõelnud küll, aga siit üle selle serva ratastooliga. Et ma olen näinud, kuidas need ratastooliga inimesed õnnetukesed niisugustest servadest on üritanud üle tulla ja ta on ikkagi ohtlik, et hea oleks, kui siit oleks mingisugune ühtlane tasapind selle masina juurde. Ja sinna ka samamoodi, et okei, sa siin teed oma ratastooli asja ära, sa pead siit kuidagi üle logistama ja kuidagi siia jõudma, et see pinnas ei ole siin ratastooli jaoks just kõige parem. Et aga igal juhul tulete Viljandisse siis Paala järve ääres, selline vägev saal. Jälgige visade vendade videosid, kommenteerige, laikige, soovitage teistele ka, et kõik, kes tahavad kehakultuurist osa saada, siis ma ütlen, meie oleme teie poolel. Meie mõtleme teie peale. Vaata, kui teil on võib-olla mingi tige naaber või mis iganes natukene kehvad sugulased, siis meie oleme alati teiega. Igal juhul visad vennad, pange sinna like, hakake jälgima ja sellest saab meie suvi.